Nii, tere teile siis. Minu nimi on Liisel Veskimägi, töötan koolis noortejuhina ja minu ülesanne on siis vastutada õpilaste tunnivälise töö eest ja pisut tegelen siis ka sellise reklaamitööga. Ja teen teile siis hästi lühikese ülevaate meie koolis õpitavatest erialadest. Aga kõigepealt siis mõne sõnaga ka kooli ajaloost. Kool asutati siis 1. mail 1920. aastal Vigala Põllutöökooli nime all ja õppehooneks sai endine Vana-Vigala mõisahoone. Tol ajal õpetati siis küll põllumajanduserialasid. Suurim muutus toimus kooli arengus 1975. aastal, kui valmis uus õppekorpus, see on siis seesama maja, kus me ka praegu viibime. Mõisahoonest siis koliti ümber siia hoonesse, kuid mõisahoones alustas aga tööd Vigala algkool ja Vigala algkoolist on välja kasvanud ka tänaseks Vana-Vigala põhikool, kes on siis ka meie koostööpartnerid. Samal aastal reorganiseeriti kool Mihkel Aitsami nimeliseks kutsekeskkooliks number 29 ja tänu sellele oli õpilastel võimalus ka lisaks erialale hakata omandama ka üldkeskharidust. Aja jooksul aga nõudlus põllumajanduserialade vastu hakkas kaduma ja toimus koolis uus õppesuundumus, hakati koolitama teenindusvaldkonna kuuluvaid erialasid. Ja 1998. aastast kannab ka kool siis nime Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool. Ja tänaseks päevaks on siis meie kooli visioon õpetada innovaatiliste õppesuundadega, kaasaegsete õppetingimustega, kvalifitseeritud õpetajaskonnaga ja olla siis konkurentsivõimeline kutseõppeasutus. Õppima aga ootame õpilasi nii keskhariduse baasil, põhihariduse baasil, ootame ka lihtsustatud põhihariduse baasil, samuti saavad õppida toimetuleku tasemel põhihariduse baasil noored ja koolitame ka neid õpilasi, kellel siis mingil põhjusel on see põhikool üldse lõpetamata jäänud, kes on siis nii-öelda ilma põhihariduseta. Ja selles valdkonnas teemegi koostööd Vana-Vigala põhikooliga. Nemad õpetavad siis üldhariduslikke aineid ja meie siis kutseõpet kõrvale. Õppima siis saavad tulla nii üle 17-aastased noored, kes on siis nii-öelda koolikohustuse east väljunud, saavad jätkata nii 8. ja 9. klassis. Ja õppima ootame ka alla 17-aastaseid õpiraskustega noori ja nendel on võimalik jätkata 7., 8. ja 9. klassis. Ja nüüd erialadest, mida need noored siis saavad meile õppima tulla. Pakkuda on siis kokka eriala ja kokkaks saab siis õppida põhihariduse baasil ja lihtsustatud põhihariduse baasil. Mõlemal variandil on siis õpiaeg 3 aastat. Automaalriks on võimalik siis õppida keskhariduse baasil, õpiajaga 1 aasta, põhihariduse baasil ja lihtsustatud põhihariduse baasil on siis õpiaeg 3 aastat. Samuti autotehnikuks saab siis põhihariduse baasil 3 õppeaastaga. 3,5 õppeaastaga. Autotehnikud õpivad siis meie majas kõige kauem. Autodiagnostikuid ootame keskhariduse baasil ja nende õpiaeg on siis 1 aasta ja 5 kuud. Autopleksepad põhihariduse baasil õpiaeg 3 aastat. Ehitusviimistlus eriala on mõeldud siis lihtsustatud põhihariduse baasil õppuritele ja õpiaeg on 3 aastat. Kodumajandust saab siis õppida lihtsustatud põhihariduse baasil ja saab õppida ka toimetuleku põhihariduse baasil. Õpiaeg on mõlemal juhul 3 aastat. Tisleriks saab põhihariduse baasil 3 õppeaasta jooksul õppida. Ja kunsti- ja käsitöö valdkonda kuuluv eriala kivitöö on siis võimalus omandada keskhariduse baasil ja 2 õppeaasta jooksul.
sepatöö kuulub siis samasse valdkonda ja õppida saab siis nii keskhariduse baasil, õpiaeg on 2 aastat, kui ka põhihariduse baasil, kui nendel on 3-aastane õpiaeg. Metallisepist töötlemine, see oleks nagu siis sepatöö noorim vend, võimalus õppida keskhariduse baasil ja õpiaeg on seal 1 aasta. Alla 17-aastastele noortele siis õpetab meie kool kutsealase eelkoolituse raames eriala ehituspuussepp. Viimane eriala või õigemini oleks slaid, et üle 17-aastastele on siis võimalik kutseõppe raames õppida kogunisti 3 erialal, kas siis saab kokaks või autokeredetailide ühendajaks või siis puittoodete viimistlejaks. Nemad saavad siis teha valiku nende erialade põhjal. Selline lühiülevaade siis meie koolis õpitavatest erialadest. Ja meie kooli hüüdlause on kool kõigile. Kui te siis tähelepanelikult kuulasite, siis saab väga erinevatel baasidel meie majas siis õppida. Kui te külastate meie kodulehte, et siis kodulehelt saab võib-olla täpsemat informatsiooni sealt veel erialade kohta lugeda. Aga minu poolt on siis kõik ja annan sõnajärje edasi. Tere päevast siis uuesti, olen Helgi Nööp ja olen Vana-Vigala Tehnikateeninduskoolis eripedagoogika talituse juhataja. Ehk teisisõnu on minu kureerida circa 130 õpilast, kes siis kuuluvad 3 rühma. Lihtsustatud põhihariduse baasil õppima tulnud noored, toimetuleku põhiharidusel õppima tulnud noored ja noored, kes on siis õpiraskustega, nagu te eelnevalt kuulsite, küll alla, küll üle 17 aasta. Võib-olla paar sõna selle peale, et kui palju meil koolis üldse õpilasi on. Erinevatel aegadel on kui kõik korraga oleks, circa 400 õpilast, aga me oleme hajutanud nende välipraktikale mineku läbi aasta ringselt, nii et korraga nii palju majas inimesi ei ole. Ja kui me väikese matemaatilise tehte teeme ja ma ütlen, et circa 130 õpilast on siis nõnda nimetatud minu talituse all või meie talituse all, siis on see tahtlik number. Oleme arvanud, et 1/3 võiks olla erivajadusega lapsi, et see oleks tasakaalus tavalise kutseharidusega, et mitte rohkem ei oleks neid. Aga see on ka siis maksimum, et tavaelu säiliks, et me ei ole erikutsekool. Nii, minu tänane teema on õpetajaid, ma vaatasin, et siin on, et selline, mis on siis Eesti Vabariigis uus, suhteliselt uus, meie kooli jaoks mitte väga uus, sest meil on esimene lend lõpetanud kodumajanduse õppekaval õppijad kutsekoolis, kes õppisid siis toimetuleku õppekava alusel, ehk siis juba otseselt saame öelda puuetega lastele anti kutseharidus. Et 2008. aasta maikuus ühines siis Vana-Vigala Tehnikateeninduskool ESF projektiga õpikeskkonna kohandamine erivajadusega inimeste esmaseks kutseõppeks. Projektitööna valmis kodumajanduse pilootõppekava toimetuleku õppe riiklikul õppekaval põhihariduse omandanud noortele. Õppekavaga loodi koolitusvõimalus esmaseks kutseõppeks noortele ja ka täiskasvanutele, kes Eestis seni on olnud tõrjutud oma tagasihoidliku kognitiivse saavutuslae tõttu. Teame ju, et nende õppe lõppes põhikooliga ja edasi neil polnud kuskile suunduda. Mis oli siis selle koolituse eesmärgiks? Eesmärgiks oli, et meie õppurid omandaksid selle õppekavast kodumajandustööde osaoskused. Kus oleks siis rakendusvõimalused, kui nad on lõpetanud meie selle 3 aastat siin õppimise? Puhastusteenindaja abiline, abitööline köögis või aias, kärumees kaupluste juures, rahvakunsti või käsitöömeistri abi, sest me teame, et kust Jumal vahelt ära on võtnud, siis teise kohta on andnud. Nad on väga paljud, väga hea
kunstilise silma ja maitse ja käega, puidufirmades abitööline ka metsatöödel, noorendike rajamisel, võime seda öelda, sest me oleme neid rakendanud sinna, põllumajandustöödel ja nii edasi. Peale selle oli meie eesmärgiks tegelikult veel saavutada nendele meil õppuritele, tulevikus siis välja koolist lõpetajatele, et nende sotsiaalsed oskused täieneksid, et ta oskaks hinnata oma minapilti, enesehindamise oskus, sest me teame, paljudel nendel noortel on see väga väike, mõnel on ülehinnatud, eneseväärikust, et nad on samasugused inimesed nagu kõik teised ja kohanemisvõimet. Kui nad nüüd erikoolides õppisid, siis oli ju neil kõik see tuttav klass, õpetajad ja nad kohanesid päris hästi. Aga tavaliselt ühiskonda viia, teise keskkonda, puuduskogemus ja sellepärast me oleme proovinud neid igati erinevates situatsioonides õpetada ja ka meie koolist välja viia, et ta kohaneks. Ja mis eriti tähtis on, mis meie ülesandeks on siin 3 aastal õpetada ka meeskonnatööd. Et meil puudub Eesti Vabariigis avatud tööturulgi väga vähe kohti, kus inimene üksi töötab, ikka meeskonnas ja kuna tema eesmärk on olla abiline, siis järelikult on ta meeskonnatöö tegija ja seda tuleb neile õpetada. Arendada isikuomadusi ja vajalikke käitumisharjumusi, sõbralikust, suhtlemisoskust, koostöövõimet, vastutusvõimet. Kui 3 aasta jooksul seda kogu aeg korrata, siis meie praktika näitab, et ikka omandavad vähemalt rahuldavalt. Tõsta elukvaliteeti, luua positiivne eluhoiak ja et nad oleksid jätkuvalt alati õpihuvilised. Koolituse ülesanded, luua õppile võimalus omandada oskusi täita lihtsaid igapäevaelus vajalikke tööoperatsiooni. Ja nad ei pea neid alati ise ka tegema. On hea, kui ta oskab neid ka juhendamisel teha, sest ta ei tule ju iseseisva eluga igal pool hakkama, aga on väga kena, kui ta oma lihtsate asjadega koduski hakkama saab. Oskus kuulata ja meelde jätta lihtsamaid korraldusi, tegutseda eeskuju järgi. See on üks raskemaid oskus kuulata, sest olgem ausad, me isegi vahelt ei kuula üksteist, tahame oma mõtteid öelda ja nende puhul. Kui me seda suudame, siis ta matkib me järgi. Suhtlemisoskus igapäeva tavaolukordades. Ja mis eriti tähtis veel, kuigi ta ei saa avatud tööturule, on kaitstud töökohad ja veel midagi sarnast, kus sotsiaaliga välja mõeldud, kus ta siiski saaks oma teenuseid pakkuda, et ta teab antud töölõiguga, kus ta siis töötab, ohtusid, mis see eriala kaasa toob ohtusid. Ja ma nimelt ütlesin juba alul, et oskus toime tulla ühe osa oskusega. Ja siin, kui te loete neid, on kõik need kirjas, siis mis meil seal õppekavades on. Ja ega kõike muidugi ei suuda, kõike väga hästi, aga on hea, kui ta rahuldavalt neid omandab. Nüüd pisut õppekava struktuurist, mis oli see põhiline eesmärk mulle täna teil tutvustada. Haridusinimesed teavad, et tänapäeval kutseharidust saab õppida riiklike õppekavade järgi. Need on kinnitatud ja ükski kutseasutus ei saa muuta riiklikku õppekava. Üldõpingute moodulite, põhiõpingute moodulite puhul ja üldharidusmoodulite puhul. Need on kohustuslikud. Igale kutsekoolile antakse õigus valikmoodulid valida. See teeb kuni 15–20%, mida õpilane lisaks oma põhiõpingutele valikõpinguid juurde võib õppida. Selge on see, et iga kool valib sellised valikõpingu moodulid, kus tal on õppebaas ja õpetajad. Mis tähendab siis üldõpingute moodulit? Olenemata sellest, kas ta tuleb keskhariduse baasil kooli, kas ta tuleb põhihariduse baasil, kas ta tuleb lihtsustatud või toimetulekuhariduse baasil, on kohustuslik, et ta läbiks üldõpingute moodulid. Ja kui te need õpingute
moodulite pealkiri loete, siis on ju selge, et igale erialal on need vajalikud. Töökeskkonna ohutus, tööseadusandlus, arvuti õpetus ja asjaajamine ja erialane inglise keel, mis meil on nüüd väga populaarne. Põhiõpingute moodulid, vaat need on nüüd siis meie kodumajanduse eriala, olenemata rõhutan, kas ta õpib tavaõpilasena kodumajandust, erivajaduste, lihtsustatud laste baasil või on põhiõpingud, tuleb kõik need läbida. Majandus ja ettevõtlus, suhtlemine ja klienditeenindus ja nüüd tuleb puht erialane toitlustamine, puhastamine ja koristamine ja kodukultuur, mis on väga tähtis. Siin näete 2 osa oskust, toitlustamine ja puhastamine ja koristamine, mida ta võib siis 3. kursusel endale valida, mille peal ta eksami teeb. Teil tekib nüüd küsimus, kus siis 3. on, kohe jõuame sinna juurde. Mõningad pildid, meie toimetuleku poisid, ma nüüd vabandan niimoodi, toimetulek lihtsustatud keeles, on siis kokalaborist tükeldamist õppimas. Oma nõud ja asjad tuleb ära pesta, keegi seda nende eest ei tee. Nad õpivad, kohe näete ka valikõppida kondiitrit, me oleme väga aktiivsed, sellest räägib ka Liina. Kõik üritustes sõbrapäeval on alati tordivõistlus ja kui me just päris suurt torti ei oska teha, siis rullbiskviidist võib ka koostada ja minu meelest väga ilus tort, mina oleks esimese koha andnud. Nii, puhastus, teenindus. Siin on siis pilt võetud 3 erinevat kursust. On siis välja valitud kursuste peale parimad võistlejad. Nimelt 10 aastat on vabariigis tänu Innovele meil korraldatud puhastusteenindajate võistlus, mis on kõigi õppebaasi olevat õpilastele korraldatud. Ja meie toimetulekuga oleme 2 aastal ka osa võtnud sellest ja edukalt. Meie õpilane sai 3. koha möödunud aasta ja tänava aasta õppeaastas 17 õpilase seast samuti 3. koha väga punktidega. Ja mis eriti tähtis on, et meil on noormehed puhastusteenindajad. Et kui esialgu korda läksime, siis juhataja küsis, et sa ei tulnud siiski omadega välja, tulin küll. Et võrras oligi, see toid ju tüdrukud kodumajanduspuhastust tavaliselt. Siin on siis esimene etapp, kus on siis väga täpne prahi pühkimine, sorteerimine. Kui ma seda eksamit pealt vaatasin, siis ma mõtlesin, et ma ei oska mitte midagi sellest puhastamisest. Nii, märgpuhastus tuleb järgmisena, mopid asjad. Nii, aga siin üks pildikene tunnist töötamiseks, et kõige raskemaks osutub muidugi need õpilastel doseerimine, vedelike asjade doseerimine siin, aga eks selleks ole oma metoodika, kuidas seda selgeks tehakse. Ja toimub siis vaiba puhastamine, see on niisugune populaarne ja meestele paras töö ja meie ümbruskonna mammid, papid ja noored on kõik oma vaibad 7 korda üle saanud puhastada, mis väga kena. Valisin pildi sellepärast, et tema ongi Margus Koppel, kes siis võttis esimesel aastal 3. koha puhastusteenindajas. Tema oli esimese lennu poiss meil. Ja tema diplom. Ja nüüd jõuame siis selle 3. õppestruktuuri juurde valikmoodulit, mida ma ütlesin, mida kool võib valida. Meil on 2 valikmoodulite komplekti tehtud. Valikmoodulite tunnide arv kokku annab nii palju, et ta saab 1 osa oskuse, mis annab talle õiguse ja oskuse tööle minna. Tütarlaste jaoks oleme valinud siis tekstiilitöö, rõivaste ja kodutekstiilide hooldus, kangastel telgedel kudumine, käsitöö ja meisterdamine. Praegu on hästi popp kõrvarõngad, siin meie 2. kursuse tütarlaps ongi käsitöö tunnis, neid te saate ka täna vaadata, osta ja vaadata, on väga minev kaup ja väga üllatus, aga väga neile meeldib teha, sest et kõik ostavad, meil on üks väiksed laadad ja õpetajad ostavad ka ja siis jäetakse meelde ja kui siis õpetaja ei kanna, siis miks sa minu kõrvarõngaid täna ei kanna, mis on need tehtud? Remondi- ja majapidamistööd on mõeldud siis noormeestele osaoskuseks, kus nad siis restaureerivad nii pehmet kui tahked mööblid, ma alati ütlen, et õigesti ütelda. Remondi- ja majapidamistööd, täna näete ka siis lukkude parandamised, muruniitükid, asjad, see on meeste töö, see neile väga meeldib, puidutööd, aiandus- ja taimeseade,
aiandus- ja taimeseade on meil pandud sellepärast taimeseade, et kõik taimeseaded teevad õpilased ka laudade peale ja aiandus, et kui te meil siin ringi liigute, meil on 9 hektarit noorte õunapuuaeda ja meil on kava hakata seda haldama oma toimetulekuga. Meil on lootust toetatud töökohad saada siia. Poisid istutavad tammesid ja see ei ole mitte niisama istutamine. Kui te Vigalasse sisse sõidate, siis 100 aastat tagasi Üksküllid tegid siia ilusa tammeallee, aga näete, ka tammed ükskord surevad. Ja tekkisid tühjad kohad ja RMK-ga püüdsime siin koostööd teha oma poistega, siin on meil väga ilusad pargid ja tiigid ja see oli tõesti nende algatus, et istutame siia aukudesse, nende maja otsas on see, kus nad elasid, uued tammed ja paneme ikka sildid juurde, et meie omad, me hooldame 3 aastat neid. Ja ma küsisin, aga kui te ära lähete, mis siis saab? Küll me nendele noortele ütleme ja vaatama tuleme, kas on korras. Kõige suurem mure oli iga aasta talvel minul lume lükkamine, et see sahk ei lükkaks siis neid nunnukesi, nad ju juurduvad nii kaua lume alla. Õnneks on läinud, kõik on alles. Nii, remonditööd siis poisid siin monolitega, neid te täna siis näete päris kabinetti. Interjöör on vana, aga tähtis on poistel meeste töö. Siit kilomeeter eemal Üksküllidel oli veel hirvepark, kui Vigalast keegi kuulnud on, siis oli seal aia sees väga palju hirvi. Hiljem hakkasid nad kuskil 80ndate aastate lõpus väga palju pahandust tegema, nad pugesid ikkagi kuidagi sealt aiast välja, ümberkonna naised ja pererahvas oli väga mures, et õunapuuaiad on kõik ära raastatud, võeti see aed ümber ja nad läksid vabadusse, aga jäänud on 2 väga uhket tiiki, mida me proovime nüüd siis mittetulundusühinguga oma õpilastega natukene paremaks teha. Nende tiikide juurde minev tee on väga soine vahelt ja kui meil on turismirada sinna tehtud, siis ei saa ju alati tellida Vanajumalalt niisugust ilma, nagu teie jaoks täna tellisime, et oleks kuiv ja võiks ilusa jalanõuga minna. Ja tuli siis selline mõte, et teha puittee sinna. Puidust tee. RMK mehed käisid siis vaatamas, missuguse puu, maha langenud puust tohib midagi teha, mis läheb sinna, see on väga täpne töö. Aga me saime hakkama siin nüüd meie teise kursuse õpilased, siis nad olid veel esimesel kursusel saagidega nüüd seal ja läheb siis parajate juppide saagimiseks ja valmivad siis valmisid mitmed sellised puupakkudes olevad teed sinna hirveparki. Nüüd on veel täiendavad moodulid, mida mõlemad, nii poisid kui tüdrukud valivad. Pagari kondiitritootede valmistamine, rütmika, see on meil eriti tähtis. Rütmika, õpetaja istub minu kõrval, ta räägib sellest. Tants, liikumine, see on vaja neile. Loovtöö erinevate materjalidega, täna kohtute ka selle õpetaja, kes on ühtlasi ka sotsiaaltöö. Nad oskavad ka paberit teha. Laste ja eakate pereliitu abistamine, et südamed on neil sageli väga koha peal ja kõigil on vanaemad ja asjad, et seda on vaja õpetada. No mõningad pildid meie rütmikatunnist, et lõbus, ei ole sa vaja istuda korralikult ega midagi. Üldharidusained, nii nagu kõik, need on kohustuslikud. Nüüd te võite mõelda, et kuidas siis nõnda nimetada meie akadeemikutele nüüd seda matemaatikat ja füüsikut kõik õpetatakse. Ega ei õpetatagi eraldi. Tänane näete, kuidas tervikõppe toimub. Et üldainete õpetaja ehk eripedagoog, ta peab olema eripedagoog, töötab koos kutseõpetajaga ja kui nad toitu teevad, seal läheb kogu aeg matemaatikat vaja. Mitu asja võtad, kui palju kaalud, keemiad, puhastusvahendid ja nii edasi ja nii edasi. Nii, 3 aastat tagasi, 4 aastat tagasi olime päris rikkad, saime väga palju koolist välja õpilased viia. Esimene pilt on siis Ants Laikmaa majamuuseumi juures, kus siis kunstiga tutvusime kõrval, nagu te näete, see labidaga on Sillaotsa Talurahva muuseum, mida me alati külastame. Ja siin all on siis 2 erineva kursusega rühmatöö, nad peavad õppima samasuguseid meetodid töötamine klassist ja praktika, nii nagu kõikidel teistel õpilastel tuleb neil ka praktikale minna. Nii palju oleme me mõendusi teinud, et esimese kursuse lõpetaja ei lähe veel päris tööle praktikale, vaid me mängime koolisiseselt praktika läbi. Meil on tellijad, tuleb mammi oma vaibaga, tervist, kas teie puhastate siin ja poisid võtavad vastu ja kui kaua aega läheb või kutsutakse meid siin, meil on hooldekodu sinna kohale tööle,
või mõni tahab aknaid pesta, mõni tahab puid laduda. See ei ole tund, sest kui me vahelt ütleme, et millal te täna lõppevad tunnid, õpetaja, me läheme tööle. See on väga tähtis. Aga 2. ja 3. kursusel on siin nüüd tõepoolest väga suur koostöö elukohajärgse omavalitsuse tööhõive esindaja tagab õpilapraktika koha, mida ma pean ütlema tööhõiveameti kohta. Võib-olla on siis minu või meie viga, ega me suurt abi sealt pole saanud, aga ma saan ka aru, neil on ka teistega väga raske tööle suunata, et proovime siis ikka kohaliku omavalitsuse ja kooliga. Seadus näeb ette, et riiklik seadus näeb ette, et kool tagab õpilasele praktikakoha. Me oleme vana kool ja praktikakohti on meil piisavalt. Aga ma ei saa teda Tallinnasse, Olde Antsasse minna puhastusteenindajat tegema, sest kus ta ööbib, kus ta on ja nad on ikka meil 24 tundi. Kas järelevalve all, aga silm peal. Et ta ei saa järelikult, see kodukandis peaks olema või lähedal vähemalt, kus ta saab pärast oma praktikat koju sõita või transporditakse. Siiamaani on meil toredad omavalitsused olnud, haruldaselt hea koostöö, head ettevõtted, kes saavad aru ja eks me oleme üksteist püüdnud toetada. Nii, lõpueksam. Lõpueksam on praktiline töö kodumajanduse erial ühel töösüünal, mis me ütlesime, et osaoskusi. Ei peagi kõike oskama, kui ta tunneb ennast väga hästi köögis ja tükeldab filigraanselt. Seda ma pean ütlema, et eluaeg siin töötades on küll, mida ta selgeks saab, seda ta selgeks saab. Ta on selles mõttes hea tööandjale väga hea. Me oleme puidufirmadega koos teinud, ta tõesti oskab seda teha ja uskuge, väga lojaalne oma tööandjale. Nii, õppetöö korraldusest ka võib-olla, kes pole kuulnud, et 8-liikmeline õppegrupp moodustatakse ja riik vaneb siis 2 õpetajat, selle peale antakse siis rahad. Kutseõpetaja ja eripedagoog, nagu ma ütlesin, eripedagoog oli see siis, kes õpetas üldained ja täiendavad aineid. Kui õpperühmas on vähem õpilasi kui 8, siis on 1 õpetaja ette nähtud. Kõige raskem ongi meil praegu, sest tavaliselt on just 6 ja 7 kipub olema. Aga vajadusel on võimalik tugiisik juurde panna. Kuna sellist kohta rahastatud veel ei ole, aga kuna me oleme nüüd ka piloodina välja valitud EHIS-esse natuke muutuste tegemiseks ja kutsekoolide rahastamisest seoses erivajadusega õppijatega, ma ka loodan, et mu silmad veel näevad seda, et need töökohad tulevad. Aga me oleme oma õpetajatega püüdnud seda teha ja päris edukalt saanud, kui on vaja tugiisikud. Meil oli ka 1 tummpoiss ja 1 ka füüsilise puudega poiss, sest autistide puhul tuleb siiski vaadata, nad ei ole päris autistid, aga autistlike kalduvustega õpilastega, et ta ei pahandaks, ei vihastaks, siis ei juhtu kuud, ei juhtu midagi. Ja see tervikõppe on nüüd siis selline sõna, mis siis tavalises kutseõppes ei ole, see on siis tervikõppe, kus siis koos õpetatakse. No kuidas me siis vastu võtame? Nii kui ikka õpilasi, kui tal on põhiharidus omandatud, kutseharidus saab õppida põhihariduse baasil. Direktor teeb vastuvõtukomisjoni, komisjon on muidugi palju suurema liikmeline kui tavaline komisjon, seal on ette määratud, kes peavad olema ja keegi ei keela veel juurde. Klassijuhataja on, võib-olla te küsite, miks sellepärast, et see on esimene kohtumine klassijuhatajal oma uute õpilastega ja laste vanematega. Ja pean küll ütlema, et 1 õpilase vastuvõtt vähemalt 2 tundi, mitte mingil juhul vähem, aga me hakkama ei saa. Dokumendid, neid te saate lugeda, ma ei hakka siin pikalt, võib-olla erinev, teiste on 7.-8. punkt, mis teistel õpilastel samamoodi on, et eelmise kooli kokkuvõtte õpilase arengut toetavast tugitegevustest ja tingimustest. Põhikooli arenguvestluste alusel ikka me ju teame, et me ei tohi kaitse kõik, mida seal kõik rääkida, mis haigused tal on, nad tuleb meile suletud lapsena. Ma ei tea, kas ta on autist või Asperger või lepsik, see on ju kõik nii keelatud praeguses osas, mis tekitab meil väga suuri raskusi, et kuidas sa vestled kellegiga ja nii edasi. Ja ma küll väga tahaks, et kunagi see asi muutub, et see teisiti on. Nii, 8. isiklik rehabilitatsiooniplaan, kui on. See tähendab seda, et meil ei ole õigus seda teha ja me ei tahagi, see on tõesti spetsialist teha. Aga meil on kurb see,
et me ei tohi rehabilitatsiooniplaanis olevaid teenuseid siin pakkuda. Meil on küllalt kvalifitseeritud kooliõdesid, arstisid, tegevusterapeuti, kes väga hästi saaks nende asjadega hakkama, mis seal kirjutatud on. Aga praeguse seisuga saan aru, et üks asutus võib seda teha. Meie puhul siis, kui on oma kohaliku maakonna poiss Raplasse sõita, sõit maksab, aeg kulub, õpilane on tunnist ära, see on ju selge, et õpib ainult tunnis. Vanemad pole ju ka alati väga tugevad abistajad selle koha pealt, õpetaja sõidab tavaliselt kaasa ja nii edasi. Küll tahaks, et tullakse, akrediteerime, vaatame, kas me tohiksime teha ja teeksime oma rehaplaani osa asju siin täidaks. Nii et meil on ikka väga palju veel unistusi. 1. september 2008 avasime siis esimese kodumajanduse õppegrupi. Ütlen ausalt, ei ole küll Raplamaa inimene siia suunatud, aga tahtsin, et Raplamaa maakond oleks esimene vabariigis. Ikka tuleb oma nina natuke tõusta, ma olen saanud aru, et Eesti Vabariigi ajal pead ise kiitma ennast. Ja õpilased valisid Rapla maakonnast. Tuli siis õppeklassid kohandada, selge see, et tavaliselt need ei kõlbanud. Nii, meie noored, kõige noorem 40, kõik õppurid esimene lend, kõik meie maakonna poisid. 2 tükki tõin välja hooldekodudest, osa põhilised Raikküla lõpetajad, võtsin ülesse toredad mehed, kes lõpetanud. Siin, kus missugused vallad toetasid, haruldane, tänan valdasid veel kord, et me saime õppida. Siis oli vaja käsitööklass teha, siin nad siis vitspunatusid teevad. Pilt on sellepärast väga tähtis, et Elmo Nüganen tunnete kõik, aga seda ämma ka tunnete. Proua Leida Reimann õpetab neile siin tööd. Meie tahame ka oma kuulsustega keksida. Ja arvutiklass. Võt, kui ma seda palusin, siis tihti mulle selgeks, et tead need jälgijad, ära nüüd ikka nii väga ka mõtled nüüd arvutid neile, kes ei oska õieti lugeda ja kirjutada. Ja raha ju ei ole ja polnudki raha. Aga ütlen veel kord, on häid inimesi, on häid kokku juhtumisi, tuleb küsida ja meile kõlbavad Tallinna suure haigla arvutid väga hästi, mis sealt maha kanti. Ja siin tagumine poiss, keda te näete seal akna pool, ei osanud oma nime kirjutada, õpetaja tegi klahvid teist värvi tema nimega ja nii ilusasti, ma ei saa nime öelda, oskab oma nime ja kõik. Ja teate, kuidas see arvuti neid arendab. Nii, ei saanud me neid lapsi niisama võtta, et me tuleme linnukese pärast, et on vaja, selleks oli vaja õpetust ja suunasime siis Üvasküla eripedagoogika täienduskursusele nii õpetajad, et õpiks siis eripedagoogiks. See läks maksma 280 000 kroonides. Õnneks mitte kõik kooli, aga ikkagi koolile päris ilusasti me SEF-i rahadest, sest inimesega ei mängita, kuigi meil oli 8-aastane kogemus erivajadustega laste õppimisest, ka seal me oleme esimesed, et lihtsustatud põhiharidusel, kes alustasid kunagi tegevust. Õppetöö käis kaua, lõpukursuse tööd olid siis nii kavandatud, et neid saaks pärast kasutada. Ja siin on teil aadress Kao keskusega, koostööga me üksi ei olnud partnerid, et sealt saate neid ja kui nüüd on niisugasi toimetulekuõpetajaid ja võib-olla olete juba ammu käinud ja leidnud neid asju sealt. September, teine õppegrupp, siis arendasime juba, võtsime ka Lääne-Virumaalt ja Pärnumaalt, mõningad klassid tulid juurde teha. Siin on siis teise kursuse õpilasi, kes sel päeval siis, kui pildistasime kohal oli, kõige äärmine väike poiss on siis see tummpoiss Rakvere Lillekoolist. Aga ta tuli selle noormega koos, nii väga vanemad palusid. Meie siis rehabilitatsiooni harjutamiseks meie kooliõde näitab esmaabivõtted, see peab kõigil selge olema, nii õpetajatel kui õpilastel. Jälle meie poisid rütmikatunnis. 1. september 2010 võtsime 3. kursuse vastu. Esmakordselt tulid õppima ka 2 tüdrukut, valmis siis nõustajaruum ja teraapiatuba, et meil on nüüd oma nõustaja psühholoog. Nii, 3 noort tütarlast, nagu te näete. Küütasin 2, miks? Tunnete ehk ära õpetaja kõrval. Et samasugune noor kena õppimas. Nendele me tegime siis uue üldainete klassi siin õpetaja juures, et ikka nad näete nii õpiimuliste nägudega minu meelest. Ja meie lõpetajad siis, kes tänavu aasta suvel lõpetas. Et oleme teinud siis jälle kirjutasime ühe projekti siin ise koolis ja oleme siis laagrid teinud, kus karjäärirõustamise laagrid on ja
ja heal tasemel, kus on siis kutsutud alati sotsiaaltöötajad, ettevõtjad, ülemused, tahame siis neid tänada ja koostööd teha. Ja enne kui me laagrisse läksime Toosikannule, käisime Türi Ringaniova muuseumis ja nende klassijuhataja on filoloog, eesti keele õpetaja Ene Raud ja Harri Jõgisoo, kirjanik, lubas oma väikese teose näidendiks kirjutada, kus siis igaüks siis luges sisse oma näidendi osa, kellel oli võib-olla ainult haukuva koera osa, see pole oluline. Lindistasime selle ja lõpuaktusel kingiti siis see direktorile mälestuseks ja kui nad suure lõpuaktuse ees, kus on tohutult rahvast meil esineda ei tahtnud, siis lasime lindi pealt selle lõpetuseks, et see oli kena. Need noored lõpetajad siin ja kui ma kodukultuuri ütlesin, et väga tähtis on, siis õpetaja on ka oma kodukultuuri riietes. Noored kerad poisid ja ma pean eputamiseks ütlema, et päris paljud käivad ka tööl. Viimane lend. Võtsime siis viimase poisi, siin oli juba koostöö Lahmuse kooliga, need 2 esimest noormeist olid meil 2 aastat eelkutses käinud juba õppimas varakult õpetajaga, räägin kohe sellest ka ja tulid. Mis meil siis veel uut on teinud toimetulek? 2009 alustasime toimetuleku riikliku õppekava alusel Raikküla kooli ja Lahmuse kooliga õpilaste kutsealase eelkoolitusega. Et see tähendab seda, et lisaaastad on olemas lihtsustatud lastel ja ka toimetuleku lastel. Lisaaastad me teeme 6 aastat, see tähendab, on ette nähtud 3 aastat tavaõpet veel täiendada ehk 10. klass, kui võiks nii öelda. Ja 2 päeva peaks siis ta tegema seda praktikatööd, et paljud koolid teevad oma juures, küll nad panevad kööki ja majandusmehe juurde appi. Meie aga oleme teinud päris Raikküla kooliga nii, et septembris tulevad nad meile 2 päeva siin, aprillis lõpetavad. Ja alustasime nüüd nõndanimetatud toimetuleku baasil samamoodi, alustasid 9. jaanuaril, igal teisipäeval tõi buss neid siia, terve päeva olid meie juures õppetundides, kõik need tunnid, mis tulevikus on ette nähtud, ja õhtul me neid ööseks ei jätnud, õhtul 5 bussis tagasi. Ja Lahmuse kooliga nädalate kaupa oleme teinud nii, et see laps, kes nüüd 2 aastat või 3 aastat lisaaastal toimetulek oli, on meie kooliga juba tuttav ja me küsime alati õpilaste käest, et miks te valisite meie kooli. Nad on kooliga tuttav, kõik me mõtleme, et ütlevad, et toredad õpetajad ja toredad kabinetid, et kui ta siin eelkutses käib. No eranditud 90%, et aga see on tuttav koht, seepärast me tulemegi. Vaadake, kui tähtis on erivajadusega lapsel tuttav koht. Nii, siin ongi Lahmuse kooliga siis koos Lahmuse kooli õpetaja eripedagoog siin, et teevad siis meie poisid olid siis tugiõpilastel, kes õpetasid Lahmuse kooli poistele, kuidas kringlit teha. Õpilaskodu ei aita, kui me tunnis räägime, kui me seda kogu aeg ei korda ja sellepärast ehitasime nendele küll spetsiaalset õpilaskodu eraldi välja. Meil oli selle ajal ehitusviimistlus ja lihtsustatud poistega õppetöö käigus ehitasime need ruumid. Poisid õhtusööki tegemas siin. Väga meeldib neil seda teha, katta, süüa, nendel on oma pesumasin, põlled vaatavad siin, et missuguse kraadiga, et seal peavad nad ise seda oskama teha. Siin pesevad nad nõusid, meil on nõudepesumasin, kes kõik oskavad kasutada. Väga tähtis päev, poes käimise päev. Kõik koristame ise. Ja tänan teid kuulamast siis. Tere nüüd minu poolt, et mina olen siis just nimelt toimetuleku õppebaasil või õppekava alusel õppivate noorte üldainete õpetaja ja eripedagoog. Nii aga mina räägin siis vaba aja veetmise võimalustest. Meie õpilased siinsamas on ümbritsetud siis tegelikult see tavaline suhtlemine, ringitöö, erinevad üritused, väljasõidud ja võistlused, et see on tegelikult ju nii nagu kõikides koolides. On ta üldhariduskool või kutsekool või kas või ka kõrgkool, et tegelikult need tegevused toimuvad ju kõikide inimeste puhul. Et õpilaskodus on meil ka, te täna vaatate, on võimalus üht-teist juba teha, et seda vaba aega sisustada. Kuigi nemad ei ole ju terved noored, see on selge, et ega kõik ei jõuagi kõikides ringides osaleda ja peale õppetööd veel igal pool käia. Ja on jällegi neid, kes käivad
kas või mõni õhtu mitu ringi ja iga päev kuskil. Et vastavalt siis oma enesetundele ja tahtmisele, et igaüks siis ise valib selle tegevuse, mida ta teeb. Ja praegu on olemas koroonalauad, seal õpiraskustega noortel oli pingsilaud ja poksikott. Poksikott oli vist üle nädala ribadeks, et tegelikult neil oli vaja seda, et õhtul saada kuskil oma seda energiat panna. Ja muidugi elu on näidanud, et see, mis on õpilaskodus olemas, et seda tõesti kasutatakse ka tihedamini, et on olemas ju meil seal arvutiklassid ka, et kuna meil on see liikumine siin, et on õpilaskodud kaugemal, eks, õppetöökojad on veel eraldi ja koolimaja ka, et ega võib-olla mõni tahakski ringis osaleda, aga lihtsalt, kui juba on juba sinna õpilaskoduse saanud, ei viitsigi välja tulla. Aga on neid, kes siis tõesti tahavad liikuda. Tulevik on meil selles mõttes väga põnev saab olema, ootame väga seda sügist, kui peaks saama see praegu renoveeritav õpilaskodu valmis, sest sinna on sellised huvitavad ruumid planeeritud nagu aeroobikasaal, lauatenniseruum, piljardiruum, koroonasaal ja käsitöötuba. Et see tähendabki seda, et õpilastele läheb ju elu tunduvalt lihtsamaks, et enam ei ole siin samas koolimajas neid erinevaid vaba aja veetmise võimalusi. Ja kui on ikka kõik kaasaegne sisustus, ma usun, et seda tegevust rakendatakse seal päris ohtlasti. Meil asub siit 2 kilomeetrit eemal ka Vana-Vigala rahvamaja ja seal on ka noortekeskus, et aeg-ajalt teeme ka nendega koostööd, et seal on savituba ja tehakse klaasimaali ja noortekeskuses käivad ka külalised, et see 2 kilomeetrit kõndi sinna, kes asjast on huvitatud, ei ole ka mingisugune probleem. Ja hetkel sellel õppeaastal olid meil koolis siis sellised huvialaringid. Jalgpall, võrkpall, nagu ikka on ka neid spordiringideks, siis on meil kindlasti alati igal aastal ka erialaga seotud ringid. Ja see on just mõeldud ka nendele, kes muidu ju võib-olla seda eriala ei õpi, aga mine tea tulevikus me võime ka, meil on õpilasi, kes lõpetab ühe ringi ära, tuleb ka teist ametit õppima. Et noor saab siis vähemalt aimugi, eriti veel need, kes omandavad siin põhikooliga koos põhiharidust ja saavad nagu seda kutsealast eelkoolitust, kui ta saab erinevates erialaringides õhtul käia, võib-olla ka teeb seda lihtsamaks pärast erialavalikut. Ja muidugi meie oleme eriti rõõmsad, kui nad tulevad siia samasse kooli tagasi. Aga võib-olla lähevad sama erialal ka kuskile mujale kodu lähedasse kooli. Ja siis tantsuring, kuna meie siin samas Vana-Vigalas tantsuõpetajaid on vähemalt 3 erinevat väljaõppinud inimest ja käsitööringid ja maadlustreening on nüüd selline, mis on tegelikult mõeldud ka kogu valla noortele ja kuna see siin majas toimub, siis on see ka avatud siis meie kutsekooli noortele. Aga ringis käimine, kui ma nüüd sügisel selle sama koolituse raamel esitlust kokku panin siis ja külastasin neid ringe, et mis siis toimub ja kuidas rahvas käib, siis uskuge või mitte, enamus seltskonnast on ikkagi HEV-võppurid. Et nemad leiavad seda aega ja neil on seda tahtmist külastada neid erinevaid ringe. Et järelikult tavaõpilastel on ka muid hobisid ja mõtteid. Et selle peale ma ise ei oleks osanud tullagi. Ja kodumajanduse erialad on siis meil need toimetulekuõpilased, mõni on nii tagasihoidlik ja võib-olla ka diagnoosist sõltuvalt, kes ei taha olla sellises suures seltskonnas koos, kus kogu kool on. Siis me oleme nendele ka eraldi 3 ringi käivitanud, et mõni käib tantsuringis nii ülekoolilises kui siis ka eraldi nende rühmale mõeldud, aga mõni käib ainult siis, kus on oma tuttav seltskond koos ja spordiring ja arvutiring, et sellised 3 ringi siis on, mis on ekstra siis toimetulekuõppekavaga noortele tehtud ja neile meeldib. Et temad on küll alati rõõmsameelsed ja käivad juba päeval hommikul küsimas, kas ikka täna toimub, kas ikka täna saame kokku. Ja siis on mõned pildid ka siis, siin on spordiringist pilte. Käime ka Märja Mujulas iga aasta iga kursusega, sellepärast, et see on meil siin lähedal ja vahel tulebki niimoodi, et ise oled siis samal ajal ujumistreener, autojuht ja psühholoog ja mis kõik vaja on ühes isikus, et siin on arvuti siis klass, mida te ennemgi nägite ja jõusaal on meil iga õhtu avatud, et kui tavaliselt ring on nii, et võib-olla 1 kord nädalas või 2 korda nädalas, siis jõusaal on meil absoluutselt iga õhtu kõigile avatud. Ja noored mehed tahavad oma välimuse eest hoolt kanda, et igal juhul nad seal osalevad. Siin on näiteringist pilt, tantsuringist.
ja siis erinevad üritused. Kõikidel koolidel on kindlasti jälle samasugused üritused, sest eks see käib kogu aeg ühtemoodi kaasas, aga mis on siis meil natukene võib-olla teistmoodi. Et meie ei tee samamoodi vahet üritustega, et nüüd on keegi HEV-õppur või tavaõppur, et kõik üritused on ülekoolilised ja me absoluutselt kõikidest üritustest võtame osa. Ja siin on siis väike nimekiri, mis on siis meil iga-aastased traditsioonilised üritused, eks igal aastal tuleb ka neid igasuguseid muid üritusi vahele. Näiteks on need igasugused teatrietendused, mis liiguvad rändteatrid, et sellel aastal on meil juba 2 etendust olnud, on nii Mix-teater kui siis VAT-teater käinud. Ja samamoodi on need erinevad kontserdid, mis tuuritavad koolides, ka need võtame vastu ja kõik osalevad seal. Et selliseid iga-aastaseid lisaüritusi on veel ka. Ja siis mõned pildid, siin on sügisjooks. Tavaliselt on olnud kogu aeg pargis, et kuna pargiteed on sellised muldjad teed siin, siis sellel aastal oli hästi palju vihma, esimest korda siis pidime pargist välja tulema, läksime siia küla vahele, mis tegi jällegi natukene sellist uudsust tõi asjale juurde. No. Siis meie koolis on aastate jooksul, kui tulevad erinevad õpilased üle Eesti, on alati neid, kes on ennem käinud muusikakoolis või õppinud ise pilli või et alati satub ka selliseid eelnevate huvialadega inimesi kokku ja kuidagi nad leiavad üksteist. Ja meil on nii kaua, kui mina olen siin koolis olnud 7 aastat, on alati meil bänd ka tegutsenud. Seda keegi ei juhenda, stiilid on küll erinevad, on siin ragistanud ainult kitarridega, siis on tehtud folki, et vastavalt sellele, mis pilli siis õpilased on õppinud ja kuidas nad siis on kokku saanud, nii et bändi on tehtud igal juhul kogu aeg. Ja siis muidugi alati oleme andnud ka võimaluse kooliüritustel nendel ansamblitel esineda ja ka üles astuda. Et eks see sügise pool on selline harjutamine ja jõulust kevadeni siis saavad ka nad ennast näidata. Ja muidugi, kui on vaja kooli kuskile reklaamima minna, siis on ju hea, kuigi ju meil seda muusikat nii väga ju neid ringitegevusi ei ole sellelaadsed ja õpivad ka ainult tunnis, siis on see hea võimalus ja seda tõesti nad ise veavad. Ja need, kes pilli ei oska, aga tahavad midagi teha, siis vähemalt on ise leidnud endale väljundi, tantsivad. Keegi pole neid juhendaid ja väga tore õpetajate päeva üritus oli tookord. Et siin on üks Kadri karnevali pilt ja nüüd on olnud meil lumerohked talved, et on alati tehtud ka siis selliseid kooliüritusi, kus on siis olnud lumelinna ehitamine kõikidele gruppidele ja on välja mõõdetud maalapikene, antakse päev aega ja õhtuks on valminud väga edukalt igasugused kujud ja žürii käib hindamas ja jälle üks selline tore päev natukene siis värskendamas siis seda õppetööd, et siis on juba sellepärast tore, et siis sellel päeval tunde ei ole. Ja muidugi jõulud on ju igal koolil. Ja meie koolil on ka siis selline üldjõulupidu, kus kõik grupid osalevad, käib jõuluvana, on etteasted. Aga siis HEV-õppuritele me siin nüüd 2 rühmale oleme teinud 2 aastal nüüd järjest ka veel eraldi. Nii et üks grupp siis noori saab siin koolis 2 jõulupeod endale. Ja just nimelt, et meile tundub, et üks asi on see suures massis, et läheb nagu kaduma ja võib-olla mõni ka vaatab teise pilguga, mis iganes, aga et see tunne, see soe tunne jääks sisse, siis me oleme teinud 2 aastal eraldi meie toimekatele, kus me oleme teinud korraliku laua, nad ise on valmistanud kõik ette katnud, teinud toidupäeval ja siis jagame kingitusi, iga grupp on etteaste valmistanud ette, tuleb jõuluvana. Ja siis on noored alla 17 aasta ja peale 17 aasta, kes on siin meil käitumisprobleemidega natukene, et ka nendele, jõuluvanad on ka erinevad, eks üks turskem, teine lahjem. Ja tegelikult nende jaoks oli see üritus väga oluline, et kui nad muidu ei ole kooliski käinud, nad satuvad ju alaealiste komisjonide kaudu siia see, et nad on ju puudujad. Või siis ei ole nad kuskil ringis käinud või ei ole nad üritustel osalenud, sest et see koolitee on jäänud selliseks katkendlikuks. Siis üks selline õhtu, et meie ei ole ka siis tavalise õpetaja rollis või nende juhendajate rollis, et oleme kõik koos, me tegime mänge nendega, käis jõuluvana, jagame kingitusi ja samamoodi nendele tellisime toidu, kõik samamoodi õhtusöö, kõik seapraad oli tellitud ja minu meelest nemad jäid väga rahule, sest et ma pole elus neid nii abivalmidena näinud, kui seekord nad olid nõus kõike tassima, ära viima, koristama, kuigi ennem oli see hoiak, oli tunda nende poolt, et noh, mis nüüd meie, aga ei, need, kes kohal olid, need olid küll väga rahul. Siin pildi pealgi näha, et tuju oli üleval. Siin on meil siis eelmise aasta ansambel, mis oli paljuski seppadest.
et kes mis pilli oskas ja nemad väga hästi, isegi õpetaja liitus nendega. Ja siis siin on üks näide toimetuleku õpilastest sõbrapäevaüritustele, kui torte tehti, siis on alati ka plakatite võistlused ja siin oli üks luuletuse võistlus. Et siin on siis meie ühe grupi luuletus ise tehtud ja ise kirjutatud ja ise kaunistatud. Et kõik võimalikud ka plakatikonkursid ja meenete võistlused ja me osaleme igal juhul. Et kuskilt kõrvale ei jää. Ja nüüd väljaspoole kooli sõidud. Et nii nagu ennem siin ka Helgi ütles, et tutvusi tuleb kasutada. Minul on head tutvused Estonia teatriga, õde on seal Rahvusooperis solist. Ja siis me käisimegi seal, et igal õpilasel ja igal inimesel ei ole võimalust peale etenduse vaatamist ka veel pärast solistiga küsimusi esitada, suhelda, rääkida ja ta tuleb meie juurde ja kui vaja võib garderoobi ka, eks. Siia räägin juurde ka selle, et kui ma hakkasin ette valmistama seda teatrisse minekut, ega ma ju ka noor inimene ei teadnud, et kas nad on käinud, mida vaadata tahavad ja nii edasi. Ja ma tegin sellise väikse küsitluse ja minu üllatuseks tuleb välja, et paljud polegi teatris käinud. Et tegelikult see teatri minek hakkas meil juba eeltööna siin pihta, mis on teatrid, siis vaatasime erinevaid teatrid, tuletasime näiteid meelde, nemad teavad teatrist nii palju, kui telekast on näinud. Ja ometi, ma ütlen veel kord, et on minust vanemad inimesed. Et minu jaoks oli see üllatus. Et paljud ei olnudki ennem teatris käinud üldse. Eelmine aasta käisin Pärnu Endlas nendega. Ka üks tore päev oli ja samamoodi, et ega kui on võõras koht, siis kõik need tualetis käimised, et ma ikkagi mõne mehega pidin ka peaaegu ise sinna WC-sse kaasa minema. Et kui on ikka suur maja, palju inimesi, aga nende jaoks oli see väga hea kogemus ja igal juhul sellel aastal juba 2. aprill lähme jälle. Ja muidugi me seda Sillaotsa talumuuseumit kasutame nagu õppebaasina, sest seal toimub alati huvitavaid näitusi, käib huvitavaid külalisi ja meile, et nad niivõrd lähedal, siis sellel aastal me käisime seal ka nii tundi pidamas, kui juhuslikult siis juba olid seal ka külalised meie maakonnas, käisid ringi, kuigi nad käisid samal päeval ka siin Vigalas, siis me läksime ikkagi neid kuulama siit välja, et natukene teistsugust kogemust saada. Ja kui on sellised noored, kes tahavad natukene sellist rohkem tegevust ja rohkem tähelepanu, et siin me eelmine aasta meie käitumisprobleemidega noortega käisime Männiku lasketiirus, et ei võtnud kõike korraga kaasa, vaid oligi 5 ja 6 kaupa mitu nädalat jutti ja neile väga istus, sest see oli midagi, mis neile sobis, et kuna seal on ka valdavalt noormehed, aga on ka mõned tüdrukud ja tüdrukutel läks laskmine paremini, oli seda juttu pärast veel bussiski edasi, et kes kuidas hakkama sai. Kõik võimalikud projektid, mida meie projektijuht kirjutab, et erinevad tegevused, ka need tuleb kindlasti siis olla leidlik, et mis sihtrühmale mida, et ühel aastal käisime näiteks palgiparvetust tegemas kablis. Et ka jälle, mis neile istus, et ega sellised liikuvad tegevused sobivad ühele rohkem ja lõksed peenmotoorikaga tegevused teisele. Ja muidugi kooli esindamine. No kuna ma ise olen tantsuõpetaja, siis me oleme 3 aastat jutti käinud siis Raplas, on seal Vahtra keskus korraldab tantsud tähtedega, kus siis tähed on noored ja siis on saanud endale paarilise ja sellel aastal läks meil eriti hästi, tulime meistriteks ja see on ka üks väga südant soojendav üritus. Et juba see, et me sügisest hakkame harjutama neid erinevaid stiile, siis teine see, et juba kuidas riideid otsida, siis kui sinna kohale on tellitud kõik soengumeistrid tüdrukutele ja ka meikarid, mida ju iga päev keegi ei saagi ju niimoodi, et kui päev otsa sinuga tegeletakse, sind ilusaks tehakse ja siis kuidas nad omavahel, siin on kursusõde ja kursuse vend, et see eduelamus ja see elamus oli nii tugev, et nad kõigile rääkisid koolis, kui ilus meie rühma Kai tegelikult on, kas te üldse teate, mehed, et kui ennem pole nad tähele pannud, siis kui on ikka inimene värvitud ja sätitud ja siis nemad vähemalt ei hoia ennast tagasi, nad seda emotsiooni kannavad ka pärast kõigile edasi ja helistavad, see helistamine on väga suur täna mobiilidega, kõigile tuli teada anda, et kus me oleme, mis me oleme ja kes on väga ilus täna. Et väga siuke südamlik üritus. Käime ka võistlustel, et Paraolümpia nime all on ta ja Tallinnas siis 2 korral aastas, nii sügisel kui kevadel.
et nii meie lihtsustatud õppekava alusel õppivad noored kui toimetuleku noored ja karikad on olemas. Ja meil on läinud ka igal aastal on mõni õpilane täitnud ka olümpianormi. No mis te arvate, mis põhjusel me olümpial ei ole saanud? Raha. Ja teine kurb asi on see, et meie treenime, siin näeme vaeva, käime võistlustel ära, siis pannakse Eesti koondis kokku, aga haige inimene tahab, et keegi oleks turvaline kodust ka juures. Aga kui nüüd mina tahaks kaasa minna, siis läheb ju topeltraha. Ja tihti on ka see võimalus, et noor ise ei taha minna, kui ka raha leida, kui ta peab üksi täiesti võõrastega minema. Et võt, see on selline mõtlemiskoht. Aga tublid on nad tõesti. Ja laagrid. Kunagi, kui oli koostöö meil nende koostööpartneritega, kui siis need 17 üle ja 17 alla noored tulid, et meil olidki iga aasta 3 korda aastas laagrid, et siis toetas meid Rapla Malev. Ja ühel hetkel kadus siis see rahastus tagant ära, aga me nagu jonni ei ole jätnud, nüüd me oleme lükanud meie noored riigikaitsetunnid on ju gümnasistidele. Ja need noored on siin, kes alles omandavad põhiharidust. Aga nendel on iga aasta laager, et lõpetada nagu riigikaitsetundi. Ja eelmine aasta me saime siis niimoodi kaubale, et meie noored ka sinna metsa 3 päevaks, et saada siis erinevaid neid, see on ka isamaalisuse rõhutamine ja seda tunnet kätte. Meil riided vorm on olemas vanast ajast juba ja meie noored said väga hästi hakkama, et seal ei tekkinudki seda vahet, et ühed omandavad põhiharidust ja teised lõpetavad gümnaasiumi. Ja sellel aastal nüüd maikuus 17-18 mai lähme jälle, et esimene kord õnnestus. Ja muidugi on kõigil hea meel, kui kõiki meeles peatakse. Ja nüüd me oleme teinud 2 korda aastas sellist tänuõhtut, et siis enne jõulupidu võtame pool aasta kokkuvõtted ja mitte ainult ei sport ega esinemine, vaid et me paneme tähele ka erinevaid asju. Et võin tuua näiteks selle, et üks minu grupi noormees sai ka tänukirja selle eest, et ta näiteks üks bussijaamas koju minnes lõi seal korda sõna otseses mõttes 40-aastane mees ja tuletas noormeestele meelde, et neiud sisenevad bussi ennem. Ja seda pani tähele naaberkooli õpetaja, kes läks sama liini bussi peale ja tema võttis kohe ühendust, et teate, kui tore oli see, ja need kuulasid teda, et kui ikkagi vanem härra ütleb, et ei daamid ees ja muidugi me kohe andsime talle ka tänukirja selle ilusa algatuse eest. Ja teine tänuõht on siis kevadel, kus võtame siis nagu teise poolaasta kokku ja alati kõik saavad midagi. See, et ta osaleb, teeb kaasa, see on juba suur asi. Vot sellised on meie vaba aja tegevused siin majas. Ma õpetan siis teooriatunde, mis Koka eriala toetavad tunnid, toitumisõpetus, toiduaineõpetus, hügieen, teenindus ja praktiline klass on mul all esimesel korrusel sinna, kus me lähme siis lõunatama. Ja seal täna meil toimub siis esimene tund, praktiline teenindustund, kus meil lihtsustatud Koka õpilased teenindavad siis teid, külalisi. Need õpilased teevad eelkatte, nad on valmis poleerinud omal noad, kahvlid, lusikad sinna, nad on valmis toonud ka magustoidud ja joogid, aga praed nad toovad siis köögist ja serveerivad, serveerimisjärjekorras siis järjest kõik. Aga just see, et eelkatet ei lasknud ennem ära teha, et nemad hakkavad siis nüüd tegema, kui te olete nagu seal lauda istunud, et saate siis jälgida, kuidas nad. Nendel on 3. kord seda siis teha. Lihtsustatud Koka esimese kursuse õpilased ja 3. praktiline tund. Hästi lühidalt ma räägiksin Koka õppekava struktuurist. Õppeaeg on siis 3 aastat. See on siis 120 õppenädalat ja õppekava struktuuriks siis on üldpõhiõpingud 42 õppenädalat, valikõpingud 12 õppenädalat, praktika töökeskkonnas 25 õppenädalat, kutsehariduslik lõpueksam 1 õppenädal, üldhariduslikud õpingud 40 õppenädalat. Ja üldpõhiõpingud on sissejuhatusõpingutesse, majanduse alused, töökeskkond, klienditeenindus,
toitlustamine, toitlustamise all siis ongi tegelikult hügieen, toiduaineõpetus, toidu valmistamise tehnoloogia, laborapraktikad, siis töösuhted, toidu valmistamine veel suurköögis, töökorraldus suurköögis, koka praktiline töö suurköögis, see ongi siis meie kooli söökla ja suurköögi toitlustusteenindus. Valikõpinguteks olen valinud siis taignatoodete valmistamine, rahvuslikud ja regionaalsed köögid, Eesti köök, värvusõpetus ja lilleseade, catering teenindus, joogiõpetus, restoraniteenindus ja prantsuse keel. Mis toite me täna teeme, et see sai meil tahvli peale tegelikult juba ja järjekorra saime ka läbi arutatud, et mis järjekorras midagi teha, et miks just need toidud, see oli tegelikult õpilaste enda valik eelmine nädal, et nemad ütlesid, et nemad tahaksid teha snitslit ja ahjukartulit ja kisselli kohupiimavahuga. Retseptid iseenesest on meil siis kas pildikirjas või BCS kirjas, sest õpilased on väga erinevad. Toimetuleku õpilased on väga erineva tasemega, osad ei loe, õigemini enamus ei loe ja ei kirjuta või kui nad kirjutavadki, siis nad ei loe välja, mis nad seal kirjutavad. Et siis olenevalt nende tasemest, et siin praegu 2 poissi tegelikult on väga tublid ja loevad, siis nendele oli lihtsalt selline tavaline variant, kus on ilma piltideta. Siis 2 õpilasele, kes nagu üldse ei loe, on siis selline variant, et neil on siis töövahendid, siis tooraine, mis tal vaja läheb, et ta otsib need välja ja siis valmistamine on pildikirjas. Ja siis kasutame ka sellist varianti, kus on siis fotodega nagu retsept neile siis selgeks tehtud. Et eesmärk on ju see, et nad võimalikult iseseisvalt saaksid hakkama, et loomulikult nad on alati võimelised ka niimoodi tegema, et ma lihtsalt ütlen, et nüüd pane potti, nüüd keeda, nüüd koori, aga et nad saaksid ka tulevikus nagu ise hakkama, siis neil on neid retsepti variante nagu erinevaid. Missugune variant nagu õpilasele rohkem sobib, see oleneb sellest, et kui ta tuleb meile põhikoolist, mis varianti temaga kasutatud on, et kui ta on harjunud BCS piltidega, siis ta siit loeb väga hästi välja ja teistel on siis lihtsam nagu need fotodega kirjad. Ja kui nad lauda katavad, et kõik need toidud, mis me siin teeme, loomulikult me peame ära sööma, et siis alguses on ka need variandid, et kuidas me üldse laua peale peaksin asjad panema. Aga et me siin ei tee tegelikult ju ainult süüa, meil on nagu integreeritud või õpe, et olenevalt siis, mis tunnid meil siis sinna juurde on pandud, et õpetaja Liina Kikas on meil siis täna siin ja siis me teeme erinevaid töölehti, et me siin otsisid nad pakkide pealt siis näiteks, mis ajani see tooraine kehtib, et kas teda võib tarvitada või mitte, sest poes nad peavad ju seda oskama ka natukene jälgida. Siis on neid, matemaatika on kindlasti alati, sest me arvutasime praegu ka, et retsept oli 1 välja toodud, et siis kuidas 2 nagu see oleks. Siin on näiteks tööleht köögiviljadest, et missugused köögiviljad kasvavad Eestis, et siis peaks nagu märkima siia korvi. 59. Kas 50 on suurem või 59 on suurem? Kumb on suurem? 59. Kas sa siis pead juurde panema? Ei. Muss juurde panna. Juurde võis panna. Nüüd teab meie kohta. Jah. Me vaadlased. Teil on ikka väga palju potte võetud, nii palju teil vaja ei lähegi. Ei, sa võid nii, kuidas sa siit 0 saad panna? Pane kaal 0. No kui palju oli, vaata. 500. Nii, palju sul on? Kas see on oluline? Jah. Tegelikult ei ole, me rääkisime, et see võib ka natuke ju magusam olla ja nii edasi. Aga kumb on suurem, kas 53 või 50? 53. Palju see siis rohkem on? 3 grammi, et see on tegelikult väike kogus. Nii, edasi, mis veel on vaja panna? Vaata, mis te teete? See ka ju. Nii, pane 0 ja saad marjad panna juurde. Enam marjad on. No, palju on?
palju sul seal kaalu peal on? Kas pead juurde panema? Ei pea, see pane nüüd omale potti ja selle võid keema panna. See nüüd praegu, kus me saame maalrilabor, puhtalt värvimine, ettevalmistamine, kinni katmine, poleerimine, värvimine, see on nagu ütleme kõige puhtam ruum meil. See on 3. kursuse nüüd välipraktikale minejate õpilaste töö. See on küll kliendi auto, mis nüüd oleks ära oli vaja värvida ja õpilastega siis sai see ära tehtud. Ja arvestades auto maalri toodete ja nendele vajaminevad kulutusi, sest et ma toon teile lihtsalt näite, et kui üks värviliiter maksab veebaasil, värviliiter maksab 55 eurot, pane lakki juurde 35 eurot, see on 90 eurot. Ja kui mul on 10 õpilast sees, see mingi värviliiter lakki siin päevas läbi tuisata ei ole midagi, aga kui ma iga päev lähen direktori juurde, iga kuu, et mul oleks vaja nüüd 2000 eurot, et uued materjalid osta, siis lihtsalt kulutused on nii suured. Ja sellepärast me kasutamegi nagu kliente selleks, et kliendid ostavad materjalid või maksavad need vähemalt kinni. Eks muidugi, eks me natukene selge see, et meie töö ja meie kvaliteet õpilastega tehes ei ole see, mis esindustes tehakse veel. Kliendipuudus tõesti ei ole. Ma olen nüüd juba, kuna 3. kursus ja keskkooli baasil õpilased lähevad ära välipraktikale, kes märtsi lõpus, kes aprilli algusest, ja siis ma olen paljudel ära öelnud, lihtsalt ei jõua. No suuremaid kliente, ütleme 2 tükki ikka kuus tuleb sisse, suuremaid töid. Aga niisugused väiksemaid asju võib-olla veel 2 tükki. Kõik oleneb palju jõuan võtta. Ega see ei ole nii väris, et me nüüd oleme kohustatud võtma. Ei. Kõrval on Pleksepa töökoda, et seal on nüüd õppetöö on sees ja seal on esimese kursuse lihtsustatud õppekavaga automaalrid. Praegu sees need on 8 tükki, kõik on kohal ja siis on väga huvitatud asjast, mis ma oskan öelda selle kohta. Kõigist kindlasti automaalrid ei saa. Aga õnneks või kahjuks on automaalri eriala nii suurte ja erinevate osaoskuste peale üles ehitatud, et ta leiab endal sealt selle kõige meelepärasem osaoskused ja pühendame õppetööga, suuname rohkem temal siis seda valdkonda rohkem, et ta kindlasti leiab tulevikus endal selles autovaldkonnas, on ta siis nüüd, ta ei peagi olema maalrer, ta võib olla salongi hooldaja, poleerija, vahataja, kõik niisugused, need on nii erinevaid asju, et sellise töökoha ja siiamaani, ma ei tea, nii palju kui oleme tagasisidet uuringut teinud, eks ikka tahes-tahtmata mõni töötuks jääb. Siin käib viimane lihv veel ennem teise ruumi ülelükkamist, et pohtaldusstööd on tehtud, kruntimistööd on tehtud, viimased matistamised ja läheb järgmine nädalal, selleks ajaks on tal juba uus värvkate peal ja omanikule üle antud, kui kõik hästi läheb. Praegu oletegi meie masinaruumis, mis hetkel küll nagu erilist, ütleme, kasutust ei ole, sellepärast meil ei ole hetkel õiget distlereid. Et need, kes meil on lihtsalt õppebaasil, need on, nagu teate ju, masinatööd pole eriti ette nähtud, eks. Aga kes meil siin on siis lihtsalt õppekavadest? Nii-öelda eelkutse omadest 8.–9. klass. Nemad õpivad siis natukene ehituspuutseppa ja seda viimistlemise poolt. Ja siis on meil ehitusviimistlus, nemad käivad siin kuigivõrd ja kodumajanduse poisid. Poisid käivad siin ja tüdrukud käivad siis kokkamas ja siukseid kodumajanduse tunde võtavad. Õpilastele duširuum, võimalus pesta ennast pärast. Teooriaklassid jäävad siia poole. Käsitöö teooriaklass, kus on nende poissi jaoks see põhiline töö kõik. Käsitöörissad, elektrid käsitöörissad, et nendega see kõige rohkem tööd teevad. Aga ehitusviimistad, see on ka uus ala meil, esimene lendas kevadel lõpetas. Et siin on üks ehitusviimistajate õppeklassis veel meil, kus on siin kipsikonstruktsioone tehtud ja igasugu muid töid saavad ka teha ja üle on täpselt samamoodi ja siis teooriaklass nendel. Et teooria ja praktika käivad siis koos vaheldumisi. Üleval räägivad, all teevad. Et tuba küll väike, aga lihtsalt õpilaste grupid ka väikesed, eks. Et mahuvad siia ära, kui paar puuduvad ka, siis on tuba suht tühi. Siin nad harjutada saavad ja siis siin on lihtsalt erinevad sõlmed kokku pandud, et nad ei ole mingid tellimustööd ega mingid konkreetsed asjad. Lihtsalt erinevad sõlmed siin saavad läbi proovida. Ja kevadel lahti ja järgmine aastale 5 senti lühemaks ja uuesti. Saavad plaati lõigata, saagida. Jah, lõpuks tuleb lukumaja. Kuna tegemist on siis kodumajanduse õpilastega,
et siis nemad võimalikult laialdaselt saaksid siis omale oskusi omandada. Käsitööd ja meisterdamist, teegeldamist, kudumist, et kõike, mis siis käsitööga seotud on. Üks, mida me siis õpilastega läbi proovime teha, on kaltsunuku õmblemine. Meil on väike õpilastööde näitus, on ka seal väljas, et kuna kooli vahendid nii-öelda on piiratud, et siis meil on ka tooted on sellised pisikesed, mida me teeme, et ei ole ju oluline, et kas kududa suurt kampsunit või pontsot või teha mingi väike vestike lapsele. Tähtis on ju see, et õpilane saab selgeks kudumise või siis jälle heegeldamisega. Pajakindad, sokid, kindad, et kõike siis me siin harjutame, teeme. Ja siis seal on veel väljas kuulsad selle aasta jõulukingitused satsisallid, et õppisime ka siis neid enne jõule tegema ja tegelikult kõik, mis nagu siin klassis on, et siis meil on koos, projektijuhiga koostöös korraldame siis õpilaslaatasid, kuhu lähevad sellised ilusamad tooted müüki ja siis jällegi ringina tuleb siis see teenitud raha siia klassi tagasi, et me saame jälle uusi vahendeid siia klassi soetada. Ja muidugi õpilastele ja tüdrukutele on kõige suuremaks ja meelsamini tehtavaks tööks need ehted, mis siis on ka seal väljas, kõrvarõngad, käeketid, kaelaketid, et see on selline minev kaup meil siin koolimajas, et käivad teiste kursuste, autokursuste poisid näiteks käivad oma sõbrannadele, pruutidele neid siin ostmas, et kuna nad lähevad siis müüki täpselt oma hinnaga, et me ei pane siit klassist mitte midagi juurde, tööraha juurde ei tule, siis on nad suhteliselt soodsad kingitused. Vaibad, need, mis nagu jälle kenamad välja tulevad, et need lähevad ühiselamutesse. Et tubades põrandale ja siis tüdrukud siin ikka kauplevad jälle, et kas nad ikka aastas ühe vaiba saavad endale koju ka teha. On saanud ka koju teha. Aga kui on tellimustöid, et õpetajad on ka tellinud, et siis kui on värvivalikus siit klassist saada materjali, siis teeme siit materjalidest ja kui nad tahavad midagi spetsiifilist oma mustri, oma värvide järgi, siis oleme ka teinud tellija materjalist. Kui meile saabuvad esimesed õpilased, siis me teeme esialgu kõige lihtsamad tööd nendega ja vaatame järgi tasapisi nende oskused ja arendame neid oskusid siis nii kaugele, kui keegi see võimalik on. Ja esimene kõige lihtsam töö, mida meie siis ette võtame, on kodumaja pidamises, juhtub ikka, et kapinupud või lähevad katki, siis ei ole vaja abi kutsuda, vaid saab ise hakkama. Nii, see on üks niisugune, siis lähme me edasi kohe, nagu näiteks siin nende ukselukkudega. Mul on siin tehtud sellised šablonid, kus siis ukselukk on sees. Ukselukuga on selline asi, et tavaliselt juhtub ikka koduses majapidamises, et see link on lontis. Vaat siis siin vaatame järgi, miks ta on niimoodi lontis ja me saame teada, kui see sedasi ei käi, siis on seal sees midagi viga. Me võtame selle lahti, eks ole, see on väike näputöö. See on ka harjutamises, käeline harjutamine, et kuidas saame selle lahti ja siin vaatame, mis siis sees on ja mis siin viga on. Muidugi viga on siis vedrus. Ja siis on meil siin veel need kohvikannud, mida me siin lammutame, vaatame, eks ole, mismoodi kohvikann töötab ja kui ta ei tööta, siis miks ta ei tööta. Triikrauad, miks nad, eks ole, kui midagi juhtub, miks nad ei tööta ja mis nende viga on. Me puutume kokku ka keraamiliste plaatidega. Tähendab, me tutvustame nendele, mis on see keraamiline plaat ja kui kodus juhtub keraamiline plaat katkimine, siis nemad oskavad selle juba ära vahetada. Kui nemad siit ära lähevad, siis selle töö nad saavad selgeks. Siin on näited mosaiikidest mõningad, mida nad on teinud. Piltides lihtsalt
nii nagu nendel on meeldiv, nad näevad mingisuguse pildi, siis nad joonistavad selle ja selle järgi siis nad, meil on seal neid katkiseid plaate palju ja siis nad nende plaatidest lihtsalt laovad kokku. Et siin on veel üks ämblik, ma ei teagi kumba pidi, niimoodi on kokku voolitud. Mis meil nüüd hetkel juba teise kursusel on siin pooleli jalgratas. Ka seda peavad nad oskama. Tähendab, kui meil ikka siseloov katki läheb, siis nad ei jää hätta selle. Siis selle ratta juures väga oluline asi, mida nad ka täpselt teada, mida tavainimene ka kipub unustama, on jalgratta õlitamine, keti õlitamine. Muruniiduki hooldus ja ohutusnõuded. Siin remondist muidugi juttu ei tule, sellepärast et remonti teostavad remonditöökojad, kuid ohutus on ikkagi kõige olulisem selle asja juures. Edasi siia läheme nüüd niisuguse tehnilise asja juurde nagu mootorsaag. See on üks selliseid vahendeid, mis nõuab väga suurt ohutusnõudeid. Noormehi, kes siis oskavad ja on jõudnud selle asja omale selgeks saada ja muidugi me oleme töötanud, kuid peab ütlema, et ega ma neid oma pealt pärist tööle ei luba. Andekad saavad edasi ja saavad asjaga hakkama ja ma ei kahtle nendes edaspidistes võimetes. Nii et tulevik on helge. Tere, et mina olen siis Joonas Kiri ja olen siis siin koolis sepade õpetaja. Praegu me asume sepade klassis, teooriaklassis, kus me siis esimese aasta alguses siis õpime teooriat, tehnikat, räägime, mida sepistamine tähendab, tutvustame aparatuuri, vahendeid, töövahendeid. Et esimene aasta võtame siis läbi teooria, võtame läbi põhilised töövõtted ja siis järgmine aasta on õpilased mõtlevad siis iseenda kavandid välja, kavandavad, teevad töö valmis ja siis hiljem lähevad tööd näitusele. Ja siis tavaõppetöö väliselt toimub veel kord nädalast, on siis 3 tundi veel sihuke huviring ja huviringis siis käivad meil koha peale tavaõpilaste veel erivajadustega õpilased, kes siis saavad ka kätt proovida. Ja et ongi enamasti poisid käivad, et kui nad tavaliselt saavad muidu ainult tikkimist ja kudumist ja sellist näputööd, et siis saavad sellist mehisemat ala ka proovida. Ja nad saavad samamoodi, et alguses saavad siis ohutustehnikast juttu, siis alustavad lihtsamatest asjadest nagu sepanael ja proovivad ise väikse tehteid teha ja põhimõtteliselt on ka võimalus teha suuremaid töid, kui on nagu huvi ja kõik minu järelevalve all ja samas siis juhendan kõrval, et kui küsimusi tekib. Mis on põhiline esimese aasta siis töö. Ja siis juba teisel aastal lõpus hakkad siis ise kavandama, ise mõtlevad läbi, toode on küll ette määratud, see, mis nad tegema peavad, kas siis käepide või siis nagi või et selle nad siis saavad selle ülesande endale, siis nad ise kavandavad, siis kui kavanda minu poolt heaks kiidetud, siis käib endal materjali valik, arvestan enda tööaega ja siis lõpuks siis valmib sihuke täismahus tööde või toode. Selle tegi siis üks minu kursaade, üks tütarlaps, Liisi-Mari Randjärv. Ta ei muidu nii kunstihingega inimene, siis ta meeldis maalida, siis ta tegi endast selle maali, raamisepistus ise. Kõik, mis siin siis sepatöö on, see on ise tehtud, kõik see metall. Ja siis nende külgmiste, nende osade peale siis näha, kuidas damaskusest nuga sepistatakse. Kõige all on siis keetmine, siis on vinti keeramine, ja siis on külgede maha käiamine ja siis on juba poleeritud tera ja siis kõige ülemine, siis see tera on nagu happest läbi käinud ja siis ilmub see muster sinna peale. Kuna nad on õppinud kodumajandust ja seal hulgas on ka koristamine, et siis kõik koristamine nii tubades kui siis seal ütleme, kõik olmeruumid siin on nemad ise koristavad. Et see on siis nagu praktika, mis nad koolis õppinud on, et seda nad peavad siin realiseerima. Meil on ka hindamissüsteem, et mina hindan, ütleme nüüd
hommikuse ja õhtuse keskmise. Kui hommikul juba hinne ära panna, siis õhtul võib natukene probleeme tekkida, poisid on poisid. Aga siis nad jälgivad, nende jaoks on väga tähtis, et jälle need hinded, kui jälle lihtsalt on veel panemata, siis kindlasti keegi kohe tuleb ja küsib, et miks panemata on või jah, ja kui on näiteks 3, juhtub seda ka, et on 3, siis tahetakse kohe teada, miks on 3, aga lahti seletada saavad aru väga hästi. Et kui me läheme koridori, siis selle esimese kursuse noormehe suured joonistused on seina peal ka, meil on seal galerii kohe.